Tere kõigile vaatajatele ja kuulajatele. Aastaid tagasi sai tehtud podcasti nimega Jutukuubik ja seal oli mul nii-öelda jutustus vanaisaga, kes on tänaseks päevaks juba mitu aastat mulla all, olgu muld talle kerge. Aga otsustasin teile vaatamiseks uuesti üles panna selle podcasti osa. Kuna seda kuskil enam üleval ei ole, siis panen ta oma R33 stuudio kanalile, seega head vaatamist ja kuulamist. Tegemist on 4 aasta või 5 aasta vanuse looga, seega tehnika võib-olla pole nii arenenud ja helikvaliteet võib-olla ei ole selline, mis ta täna on, aga ei ole hullu. Tänases osas on mul külas, see tähendab, mina olen temal külas, minu vanaisa Reinhold Karik. Reinhold on sündinud aastal 1928 ning ta räägib detailselt ka märtsipuu hommitamisest, seega nõrganärvilistel teadmiseks. Kuna vanaisa liigutab palju, siis heli on aeg-ajalt natukene üles-alla käiv, seega väga vabandan selle tõttu. Ja antud jutustusega me jõuame aastasse alles 1948. Seega läheme sinna veel uuesti ja teen temaga veel kas ühe osa või 2, vaatame, kuidas läheb sellega. Et helikvaliteeti parandada, siis kasutan ma järgmisel korral natukene teist mikrofoni. Loodetavasti saab oluliselt parema heli, siis ei hüppa see heli niimoodi üles-alla. Aga soovin teile head kuulamist või vaatamist või mõlemad koos. Näeme jälle. Minuga on siin täna siis Reinhold Karik ehk siis minu vanaisa. Ja vanaisa sündis mul 1928. aastal. Räägi, kas sa mäletad, kuidas sinu nooruspõlv ennem esimest maailmasõda, kui palju sa sellest mäletad? Ma mäletan sellest küll veel. Ikka see oli ilus aeg. Esimene Eesti Vabariik oli siis. Me elasime siin mere ääres ja meil olid siin loomad, 2 lehma, hobune. Need olid mere ääres Karjamaal. Karjamaa aed oli okastraadiga piiratud ja seal oli ilus valge härjapea kasvas ja seal Karjamaal ja käidud ja mängitud mere ääres ja me siis ei olnud siin pilliroogu, nagu nüüd kasvab pilliroomets. Siis seda niisugust asja ei olnud. Loomad pidasid selle mere ääre ilusti puhta ja korras ja oli ilus paljajalu mere äärde randa minna ja kalu oli palju ja meil olid paadid isegi Karjamaa kohal ja käisime vahel ka lesta püüdmas ja 38. aastal, no siis ma juba olin 10-aastane, siis ma käisin onuga vahel ka lestal. Ja viskasime siis mõrral sisse ja tegime seal tiiru ära ja saime lesta ja aga siis hiljem tulid juba mootorpaadid siin ja siin käisid kõik merel peaaegu. Aga sa räägid praegu, me räägime praegu Tiskre rajoonis, siis ta ei olnud absoluutselt linnastunud, eks ole, ta oligi nii-öelda maakoht. Kas sa elasid statsionaarselt siin või onu juures siis? Ikka, ema oli mul siin ja kõik.
ja onud 2 tükki ja vanaisa elas veel esimese Eesti Vabariigi ajal, ta suri 39. aastal. Ja siis meil oli jah, siin loomad ja siis tulid juba mootorpaadid ja hakkasid juba ja siis oligi nii, et Rooma Juhan, neil oli uus mootorpaat ja tal see kestal paariliseks oli see venna, see eestooma Juhan või mis ta nimi oli, ma ei mäleta enam. Ja see enam ei saanud tema või käia ja see oli juba niivõrd vigane ja siis onu hakkas Juhaniga merel käima. Paat oli neil omal seal oma kodus jões kohe rannas seal ja jõge mööda sõitis ta ilusti sinna merele ja sõitsid nad ja siis nad käisid rohkem räimepüügil ja nii. Ja muidugi ka lesta püüti. Lesta oli küllalt sul ajal ja seda oli ka soja ajal küll. Lesta puudu siin ei olnud meres. No siis aeg liikus edasi, siin hakati seda uut teed tegema kaldast alla ja otseks. See käis suure ringiga sealt kalda alt, läks üles, aga siis tehti otsetee ja siit meie kohalt tehti ka seda kurvi vähemaks. Tehti ja tee liikus juba sinna poole, kus ta praegu on. Ja siis oli siin, nüüd on siin kõik see maantee äär on võsas kasvanud, see on kõik võsa, aga siis ta oli, kõigil olid siin põllud, siin kasvasid kartulad, juurviljad, kõik kasutati ära ikka põllulappidele. Ta oli ikka hoopis teistmoodi kui praegult. Kui palju, sa olid 11-aastane, kui algas teine maailmasõda, no see on selles mõttes, kui palju üldse siin meedias või palju sa üldse mäletad sellest algusest kui sellest, et kas sind üldse huvitas siuke asi? Või oli paanika või ei olnud paanikat? Ei olnud siin mingit paanikat, ei olnud, aga 39. aastal algas Saksamaa tungis kallale Poolale ja nii see algas. Ja siis Saksamaa ja sõlmiti Molotovi ja Rippendorfi pakt. Aga tol ajal ju sellest ju ei teatud mitte midagi ju. Noh, ikka teati ka, ikka seda räägiti ja siis 39. aastal pidas veel 30, kui see baasid loodi siia, Vene baasid tulid Eestisse, siis Päts pidas veel väga ilusa kõne, mis oli tõesti ilus kõne, mida ta pidas veel 39. aasta lõpul. See oli väga ilus kõne, see kõne on mul praegultki alles, see leht on praegultki alles. Minul oli sõber siin, Tooma Juku, see oli Tooma Juhani naise poeg, Härna ja Juku. Juku oli minust 2 päeva vanem, ta oli 26. juunil sündinud, mina 28. juunil. Ja temaga me alati mängisime ja seal jõe ääres ja jooksime ringi ja siin olid, teine pool olid vallipoisid, kellega me ka
käisime kalda peal ja igal pool ja mäe all ja mere ääres ja kus siin mängumaa meil oli ja 39. aastal tuli veel tädi Leena, tõi oma asju veel siia veel osa ära, ta elas Satari tänaval ja tädi Leena ütles, et ma kolin Irene juurde. Irene oli minu vanaisa sugulane ja tuttav oli, tema elas Kana tänaval, Kana 665 ja tema oli seal Roosvete majas, elas ja andis seal Estonia teatri tegelastele, andis kõigile hääletunde andis. Ja siis tädi kolis tema juurde ja siis 39. aastal juunikuus see oli, kuidas tuli siia ja ütles, et tema kolib sinna Tatari tänavalt ära, et juurde, et Roosved hakkavad ära minema. See majaomanik, see oli suur maja seal Kana tänaval. Ja siis ja ütles, et täna, et on siin Rannamõisas on suur pidu, et on ju see võiduaastapäev on aastapäevapidu, et lähme sinna peole. Ja me läksime siit, buss sõitis siis kuni Rannamõisani, läksime siis bussiga Rannamõisa ja sealt läksime peole. Aga peol oli siis see õngitsemise, niisugune õngitsemise koht, kus õgega said siis midagi sealt välja tõmmata. Ja mina nägin, et seal on tõukeratas. Oi, kus see mul läks pähe, et kui ma selle saan, et see tõukeratast ma tahan. Ja õngitsesin siis ära ja sain siis selle maali, mis siin seina peal on, see põlev laev, kes põgenevad selle laeva pealt praegu ära. Selle maali koopia sain. Ja sellele ma tegin hiljem raami ümber ilusti ja nüüd ta on seina peal. Ja siis veel proovisime ja ma ei mäleta, mis ma sealt sain, aga ratast ma ei saanud kätte. Ja siis tulime ära sealt ja tädi ütles, et ei, et lähme valda äärt mööda, et ma tahaks nautida seda ilusat loodust siin ja seda vaadet siit ja siis me tulime võtta kalda äärtmuse koju. Tulime siia ära, ma olin pettunud, et ma seda ratast ei saanud. Aga hiljem ma sain siit, 41. aastal sain siit Mutimõisast, sain selle tõukeratta. Nii et läksid ära Saksamaale, kui see Saksamaale minek oli. Vot nii, need ja nii et kõik, kes olid Saksa soost, et põgenesid ära, läksid 40. aastal ära Saksamaale. Ja siis me 39. aastal oli veel üks niisugune asi, et Toomas Riida, ma ei tea, mis ta sinna läks, see oli üks Iitali nimeline, kes vedas seal poodi seal Lilleküla Mehaanika tänaval. Läks sellele, me piimad kõik läksid sinna, mis üle jäid, müüsime seal ära, sest see piim oli väga hinnatud, siit mereäärne piim oli väga hinnatud piim, tal oli kõrge rasvaprotsent, üle 5% oli tal rasvasiladust ja tal oli väga hinnatud piim, see kohe seal osteti ära, seda õhtuks enam ei jäänudki. Ja mis ta sinna läks siis ja meie läksime Jukuga kaasa ja siis tuli Vene jalavägi, kui tuli sealt esimest korda ma nägin siis Vene jalaväge. See oli, ma jäin suu ammu, jäime seda vaatama neid. Neil olid torniga suured, torniga mütsid peas ja imelikud suured viisnurgad ees ja
meil hakkas jube tunne kohe, sest jube lõht tuli sealt ka, niisugune hirmus lõht tuli kohe, et ei tea. Ja need läksid siis Paldiski poole, need jalavägi seal. Ja siis 40. aastal, siis ma käisin veel siin koolis Rannamõisas, sest Rannamõisa kooli ma läksin 36. aastal esimesse klassi. Ja siin olid õpetajad Oja ja Noos. Oja oli väga isamaalik õpetaja, niisugune väga tore õpetaja. Ja see Noos oli ka väga head õpetajad olid nad. Ja 41. aastal nad enam õpetajad ei olnud seal. 41. aastal oli juba üks punane. Ma ei mäleta tema nime enam, kes siis rääkis meile selle suurest iludusest ja sellest suurest Nõukogude Liidust ja sellest ilusast korrast ja kõik sellest korrast, mis seal oli ja siis me naersime ja muhelisime oma ette, et teadsime, et see on üks muinasjutt ainult, mis meile räägiti seal. Ja siis 41. aastal, siis mul oli juba, tädi Leena tuli, tegi mulle otsuse, et sa tuled siit ära. Jah, ma olin 41. aastal talvel, ma haige olin Särlaküttes, oli 6 aega kodus ja siis ta tuli, tegi mulle otsuse, et sa tuled ära linnakooli. Et tema ei saa üksi seal hakkama, et Roosvee maja jääb tema vastutuse peale kõik seal ja seal tuled sinna ja seal tuleb talvel lund ära veda või teha puhtaks tänavad ja kõik niisugused asjad toimetuses, mis maja juures teha on ja et üksi ma ei tule sellega toime, et me ei tule Irenega selle asjaga, nii Irene vastutab niisuguse paberite ja niisuguse asjade eest ja läksingi sügisel sinna ja siis läksime tädi Leenaga kooli vaatama, aga 2 kooli oli meil oli siis teine pool oli, suur aed oli Kuke tänava pool, seal olid isegi õunapuud sees ja kõik marjapõõsad ja suur aed oli ja seal oli värav, läks siis sinna Kuke tänava otsa, see Liimäärda tänava otsa välja. Seal oli Liimäärda tänava ja Kuke tänava otsa. Ja seal oli üks puumaja, oli 6-klassiline kool oli ja siis oli kivimaja, hoovi peal oli suur kivimaja, suurem kivimaja. See oli olnud endine Kumu gümnaasium. Gümnaasiumjoone oli see. Ja siis Irene ütles, et minge selle kivimajja, et sinna, et ärge mitte selle puumaja minge see. Et me läksime siis selle kivimajja sinna ja seal saime seal jutule ja seal küsiti, et kus koolis ma olin. Ma ütlesin Rannakoolis. Rannakoolis, no ei, te peate minema sinna esimesse puukoolimaja. Vaat sinna minge. No, läksime siis sinna aga seal oli uksed kinni ja seal maastu meni võetud. Või seal ei olnud üldse ukses olnud kinni ja läksime tagasi. Ja siis üks päev võtsime Irene, ütles, et ma tulen ise, et lähme nüüd. Et sa ikka mine sinna. Seal on parem. Läksime siis sinna ja Irene rääkis seal nende õpetajatega juttu ja mina seal istusin seal ja tuli välja ja ütles, et tule siia, sa oled vastu võetud. Noh, midagi. Aga see kool oli gümnaasium. Seal olid kõik gümnaasiumi õpilased, saad aru. Gümnaasium, aga 40. aastal Vene valitsus ei tunnistanud
niisugust asja nagu gümnaasium. Gümnaasiumid ei tunnistanud. Neid ei tunnistatud, need loeti kodandlikuks igandiks. Gümnaasium. Oli keskkool, oli Nõukogude Liidus, oli keskkool. Ja see Kubu gümnaasium moodustati 15, tehti 15 algkooliks. Siis läksid ülejäänud õpilased sealt kõik minema ja jäid ainult 7 klassi jäi sinna. Sinna jäi 7 klassi siis. 7-klassiliseks kooliks jäi. Muidu olid 6-klassilised algkoolid. Aga seal oli siis jäi 7 klassi jäi alle. Nii. Ja nii ma hakkasin siis seal käima koolis ja muidugi mul oli raske. Väga raske oli. Seal oli ikka kõrgemal tasemel õpilased ja õppinud ja seal ma sain siis väga head tuttavatega või sõbraks sain. Seal oli see Sulev Lõmmik oli seal. Tema istus oli viimases pingis ja tegi seal oma vigurisi ja Ivar Trikkel ja see oli raadioreporter oli ja siis Allar Puu oli teadlane ja sealt Kari Merivälja Krahv ja kõik olid niisugused tuntud ja laialt tuntud õpilased olid kõik niisugused, aga siis hiljem ma sain nendega kõik, sain ilusti esimene, kuni jõuluni oli mul väga raske seal, sest siis öeldi mulle ka seal, ütles õpetaja, et ma pean omale abi otsima, et kes mind abistab. No ja ma saingi selle kohe, selle abi elas üks Sikkari nimeline, elas Irene meie majas, elas seal samas Kanada majas elas. Seal oli ju see oli suur maja, seal oli ju mitu eraldi inimest elas sees. Ja siis ma Sikkarile rääkisin seda asja ja ta ütles, et hea küll, et ma aitan sind. Ja ta aitaski mind. Siis ta oli Eesti Pangas töötas ja ta oli seal mingisugune, kas raamatu, mida ta oli, ma ei tea, täpselt ei mäleta seda. Ja siis tema aitas mind ja ma siis peale jõule mul oli kõik lahe, ma sain ju ise hakkama ja siis mul enam kellegi abi vaja ei olnud ja midagi. Ja noh, Eesti siis loodi veel ju, siis Orgotkaid ja kodutütreid, Saksa võim neid ei tunnistanud. Ja siis oli Eesti noored üle, või see staabiülem oli Kalkun nimeline mees, kes kandis Saksa ohvitseri mundert. Kandis ta alati, oli ta ohvitseri mundris ja meil olid ikka oma siis kokkusaamised ja jutuajamised ja see toimusid Laial tänaval. Laial tänaval toimus, tegelikult oli meil seal vastav saal oli ja seal olid vastavad ruumid ja käisime seal koos. Meie koolipoisid olime ikka eraldi omaette kohe ja otsime ikka omaette ja mäletan, ükskord tulime sealt ära, mis me ikka Musimäel siis istusime ja siis pidasime seal ikka vahest aru ja me käisime ikka alati Musimäel, läksime ja ükskord läksime sinna, see mulle jäi meelde veel, siis Sulev läks ees ja seal Viru tänava või seal ääre peal istusid 2 saksa sõdurid ja 2 Eesti tüdrukut. Sulev läks ja tõstis käe üles. Ütles siis aulangenuid. Tema ei ütles, ei ütle, tõstis kätt, ei ütle.
jah, oli alati. Temaga sai nalja ja ta oli üks tore, väga tore poiss. Väga tore oli. Viimast korda mina kohtusin temaga Salme tänava kultuuripalees. Ta käis ka tollal seal. Ei, ennem ma kohtusin veel temaga. No see jutt jääb pärastiseks, sellepärast, et see on nüüd aastaid hiljem. Siis läks aeg edasi, meid ikka peeti ka Hitleri jungede vääriliseks, et peame olema Hitleri jungede vääriliseks, aga me need ei sallinud. Me need Hitleri jungesi ei sallinud, need olid Kadriorus, kus see Litsman elas seal. Ja siis käidi, veel ju käisid külastamas, kõigepealt, kes meid külastas, see oli Keskraamatukogus, me saime kokku, oli siis see Rebane Eesti Legiooni, Rebane oli niisugune mees, kes mingisugust saksa ega mingisugust niisugust asjast tema ei rääkinud, ainult rääkis Eesti vabadussõjast ja Eesti elust ja kõik niisugust ja Pätsist ja Laidunärist ja tema mingisugust saksa lisa ei tuletanud kunagi meelde. Ja teine oli siis see, tule nimi meelde, kes sai selle Rüütli-Risti. Rüütli-Risti sai esimesena sai Rebane. Neid olid 4 tükki eestlasi, kes said Rüütli-Risti. See raamat on mul praegu siin, aga meelde ei tule nimi. Neid oli 4, kes said siis Rüütli-Ristid. No ja siis ma suvel, talvel oli peale koolis seal ja suvel ma olin ju siin kõige aja. Suvel me olime siin põhiliselt. Tädi Liena oli linnas, tema oli seal maja juures. Aga mina olin siin suvel kõige aja. Aga millega sa tegelesid suvel? Mis me siin, me tegime siin olid põld, tuli ka siis rohida ja niisugust asja, põllutööd ja midagi tuli teha ikka, sest olid ju loomad ja nendega siis aidata siin ühte teist ja siis poistega siin sai võllatud ja mere ääres käidud ja ringi ja jookstud ja siis olid siin Saksa mägikütid olid üleval mäe peal ja siis siin suvilad, mis olid, need kasutati ära, siis olid Saksa need austerlased mägikütid olid siin. Ja siis tuli see 44. aasta ja sai kalu püütud ja merel käidud ja siis soojal siis talvel, ma mäletan, 40. aasta oli, 40. aastal läksid siit juba meil koolipoisid, kes Rannapäisas olid koolis käinud, suuremad poisid ja neil oli juba sõjaväkke mineke oli ja need 40. aastal kogunesid siin kokku, siin oli Antsu Arvi, siis oli Tiigi Lembit, Tiskre küla poistest oli ja siis Tabasalu poistest oli, neid oli 6 või 7 poissi ja siis oli ju oli see Soome talvesõda ja väga külm oli, üle 40 või üle 20 kraadi oli külma, siis me olime kodus, kooli ei läinud siit. Ja siis need poisid panid üks öösel
ma ei tea, kus nad läksid, nad mitte siit Naissaare lähedalt ei läinud, aga kõik kaugemalt, kus nad üle läksid, panid siit Soome. Läksid Soome. Muidugi pärast nad olid ju seal Soome sõjaväes, Karjalas, nad olid ju Karjala lahingutes olid. Ja noh, nii siis aeg see läks ja siis tuli see 44. aasta. 44. aastal hakkasid juba Narva lahingud algasid ja kuni siiamaani siis olid sakslased sees ja... Siiamaani olid sakslased ja siis 44. aasta jaanuari alguses läksin kooli ja meile öeldi, et nüüd peame hakkama siit välja marssima koolimajast. Ja me olime seal puukoolimajas oli kah niisugune samasugune lahkumine. Mõlemad koolimajad tehti tühjaks ja me sattusime siis üle Tartu maande sinna selle ühte vanasse puukoolimajja. Vana puukoolimaja oli madal niisugune, meile nii võõras. Me olime seal püsti jalu koos, polnud harjunud niisugused väikesed klassiruumid ja me olime nii kokku pigistatud seal koos ja seal me olime siis nii kaua kui märtsikuuni õppisime. No siis tuli 5. märtsil, kui ma ei eksi, siis 5. märtsil see oli, kui suleti kõik koolid. Kõik koolid suleti siis 5. märtsil. Ja siis peale selle siis ma 6. või 7. märtsil tulin siia, et ma lähen vaatan, mis ema teeb, et lähen selle onu ja ema juurde, et tulen siia Tisklasse. No tulin siis siia, aga ennem kui ma tulin ikka, alati tulin siis sealt selle Sakala tänavat mööda üles kohe ja siis sealt kohe keskraamatukogu juurest läbi ja mõtlesin, et ma olen keskraamatus, võtan ühe raamatu ka kaasa, et nüüd ma võib-olla olen rohkem seal, et mul on lugeda siin midagi. Ja võtsin sealt siis selle Külmale maale. Võtsin selle siia kaasa ja siis ma siin olin paar päeva, aga siis ma läksin tagasi. 9. läksin tagasi. Ilus ilm oli, päike paistis ja mul hakkas päris palav kohe. Ilus ilm, päike paistis, aga lund oli palju veel. Kõva lumi oli, paks lumi oli. Ja läksin tagasi ja tagasi läksin sinna. Tädi tegi süüa. Meie läksime elama sinna hoovi peale majja, seal oli üks väike korter, oli plitaga tuba oli ja siis oli üks pisike magamistuba oli ka veel seal, nii väike. Ja me läksime sinna, et see on kõige väiksem plita ja plitaga soemüür, et seal meil on puude näppus oli ja küttenappus oli ka väga suur, et meil seal on parem olla. Noh, ja algas õhuhäire ja ta tegi süüa, sõime just parajasti õhuhäire. Ta ütles, et jaa, see võib-olla pidi olema õppehäire, et oi, kurat, ja see hakkasid plahvatused ja pommid hakkasid tulema siu ja siu. Läks mõlluks lahti maad, läksin välja vaatu. Ossa juudas, väljas nii valge kõik, vaatan ülevad põlevad suured laterad põlevad taeval, nii et kõik oli valge, nii et võta või lööb tõelmaast ära kohe. Sa jumal. Siis valgustatud, ma läksin siis uuesti tuppa tagasi ja siis me olime seal ikka ootasime selle ära, et millal see kokku kõik variseb.
aga ei, siis varises lõpuks, siis läks mitu tundi mööda, lõppes see ära. Pommitamine kestis siis mitu tundi kohe? Ja siis lõppes see ära ja siis tuli üks siis vaheaeg, siis juba löömas ja põles kõik. Ja siis Sakala tänava poolt vaadates kõik, Tartu maantee poole kõik põles. Siis ma hakkasin uurima, läksin vaatama, et kus kaugel see tuli on ja mis see põleb. Läksin siis Tartu maantee poole vaata, kino see, mis Tartu maanteel oli, see Modern, kino Modern, see oli leekides kõik. Kilomeetri Modern oli leekides. Ja kõik, see Sakala tänava poolne äär, kõik põles. Ja siis olime seal veel tükk aega, seal mehed jaskendasid, ma ei tea, nad lõhkusid seal taga veel ühte kuuri ära ja seal juba taga põles Saksa need haavatud toodi ju sinna koolimajja sisse. Mõlemasse koolimajja toodi haavatuid täis. Ja need haavatud põgenisid sealt välja. Toodi välja kõik sealt tule. Nii et tuli juba nendele peale seal. Ja siis hakkas uus pommitamine peale. Aga see läks juba õige hulluks, et pommid lõhkesid õige lähedal. Killud vingusid ja ei, siis me panime jooksu sealt oma majas välja. Tädi korjas oma siis koti ja mis ta sealt korjas kokku, kõik oma dokumendid ja värgid. Ja need pani kõik kotti ja siis tulime sealt tulema ja kõik killude sadu tuli vastu, seal oli ju kivi, need pesuköök ja kõik oli kivist, need plaksu sinna vastu. Ja me hüppasime ette majja sisse, ta jättis eesmaja ukse lukustamata, jättis lahti ja me hüppasime ette majja veel sisse, kildude eest ära, et lähme siis edasi, aga eks kõrvalmaja oli juba põles ja siin oli tulemüür oli küll selle kõrvalmaja vastas, aga sinna oli tehtud köögil, muidu köök oleks pime olnud, aga sinna tulemüüri või selle tulemüüri sisse oli tehtud aked. Ja see üks pomm plahvatas seal lähedalt, see oli niisuke suur plahvatus, lõi siis ukse lahti sealt, ukse lahti ja siis, kui see uks lahti läks, siis tuli vastasmaja või see kõrvaltmaja tuli, pressis selle akna sisse ja see tuli üle meie peade, nii nagu muhinega kohe sealt uksest läbi välja. Ja me tõmbasime küüru ja jooksime sealt välja, sealt eest. Me pidime minema, kõrvalmajas oli kelder seal oli varjend, kõrvalmaja üle uulitsa keldrisse. Ja siis jooksime sinna üle tänava ja siis mina kuulsin nägin veel enne seda, et seal elas üks, tähendab nurga peal, ta oli niisugune nurgeline tänav, mis alla läks, üks ots hakkas Sakalast, Töölisteatri juurest hakkas peale ja teine läks siis otse Maakrisse välja, läks sealt nurgaga alla kohe. Ja seal nurga peal majas elas üks blond tüdruk, ta käis keskkoolis, ta oli minust valem. Oli keskkooli tüdruk oli. Ilus blond tüdruk oli, üks Saksa voorohvitser käis tal seal külas ja siis tõi talle seal kompveke ja pränikuid ja mis ta tõi siis ja ta andis mulle neid
ikka me kahekesi vedasime sealt lund ära sealt tänava pealt. Aga temal oli natuke üles mäge ja seal õiget hoovi ei olnud kelle majal tead seal taga ja sinna oli paha seda lund viia, aga meil oli seal taga suur hoov ja vedasime kõik meie hoovi siis. Ja me siis kahekesi temaga vedasime seal lund ja see ema laip oli seal, kus see pomm oli selle nurga peale tuld, oli seal surnud ja mina jäin ukse peale ja vaatasin, siis tagasi keerasin ennast ja tädi Leena lükkas mind seljast ikka edasi, et mine nüüd edasi ja ma vaatasin tagasi, et tänaval lumi punane. Ta oli siis selle suure värava juures. Noh, muidugi ta oli juba surnud. Ja mul jäi niisuke jube tunne sellest, et sellest tüdrukust ja selle hirmus tuli niisugune paha tunne tuli peale, et jumal, see on surnud, et said surma mõlemad selle emaga. Ta isa oli ära, emaga elasid kahekesi, isa oli Saksa või sõjaväes oli. Ja noh, kuigi kaua me seal varjendis olime siis, aga siis see maja läks ka juba põlema. Siis vaikseks jäi ja see suur pommitamine juba lõppes ära ja siis muidugi siis hakkasime sealt välja lippama. Aga majast kukkus juba tukke alla, pidi ju ettevaatlik seal olema ja sealt kiiresti välja lippama sealt. Kohe sinna taha hoovi ja see taha hoovist saime kohe Maakri tänavale välja siis. Noh, saime sealt tädi Leenaga välja ja seal Reimanni tänava nurgal oli üks sööklahoone oli. Seal ees oli suur plats veel siin Maakri tänava pool ja siis oli sinna need laibad kantud sinna juba kokku. Olid viidud need laibad, kõik ümbrkoodad seal oli korjatud, siis seal oli neid 8 või 9 laipa oli sinna kokku korjatud. Seal oli mehi ja naisi, keda seal oli. Seal üks mees oli seal ja ma küsisin selle käest, et kas see blond tüdruk kaadi, ta näitas, et jah, ta on seal. Et oi, mina vaatama enam ei läinud. Ma ei tahtnud seda enam vaadata. Ja see tekkis minus ka paanikad ja siis ma olin nördinud sellest kõike. Ja siis tädiga pidasime seal nõu ja tädi ütles, et ma ei tule veel sinna, et ma ei tule Diskresse veel. Et ma lähen, tema oli ju õmbles seal Milvilaidi juures, Kunderi tänaval. Milvilaidil oli uhke korter seal. Tal oli seal 3 või 4 toaline korter ja temal oli üks väike tuba seal, kus oli õmblusmasin ja ta õmbles Milvilaidile seal üht kui teist ja puhendas siis, ei olnud ju neid kostüüme nii saada ja siis pidid neid tehti, vanadest tehti ümber ja kuidagi nii nagu sõja ajal see asi oli. Ja siis muidugi et ma lähen, ta ütles, et mine ette, ole ettevaatlik, et mine Liivalaia või vaata siit, aga siit otse sa kuskilt ei pääse, see Tartu maantee kõik löömab ja sa ei pääse siit kuskile Viru väljakule, sa ei saa siit. Ja mina hakkasin sealt minema ja vaatan Kuke tänavale, kus ma lähen, et ma olin siis segaduses omadega ka ja see tüdruku surmas mind segadusse ja ma panin sealt otse, sealt Kuke tänavalt läbi. Kuke tänavalt läbi sain, siis Sakala tänav mõlemalt poolt põles. No mis sa teed ära? Ja tuul, hirmus tuul kisub kas või riided seljast ära ja jube raist, ma siis panin selle kõik mütsi sidusid alt paeltega kinni, et see peast ära ei taha.
ja siis mõtlesin, ma jooksen siit läbi, et ma saan sinna platsi peale, sinna Sakala nurga peale, et ma siis pääsen kohe sinna teatri või selle Estonia juurde. Läksingi sealt, jõhtin läbi, aga ma olin siis tulerõngas ja siis, kui ma sealt läbi jooksin ja sain ma sinna Estonia juurde, siis ma varisesin kokku, siis ma kadus kõik silmi eest, kõik läks mustaks, kadus kõik ära. Varisesin kokku sinna maha ja siis, kui ma jälle võistlusele tulin ja hingama hakkasin, siis vaatan ees leegid tõusevad, suured tuleleegid. Kus ma nüüd olen? Muidugi ma olin Estonia puiestee ääres. Estonia põleb. Vaata siis, aga sealkool, aga kus sealkooli raamatukogu, aga seal tuld ei ole. Hakkasin siis ennast kohendama ja tõusin üles ja siis hing hakkas tagasi tulema ja hakkasin siis minema. Läksin siis sealt reaalkooli eest läbi, või selle reaalkooli eest, raamatukogu eest. Raamatukogu eest siis üle Vabadusväljaku, et kohe Mäkke sealt üle mäe Paldiski maanteele saada. Noh, lähen Vabadusväljakule, saan Vabadusväljakul kohe seal peaaegu selle suure kohviku ees. Kohviku 2 suurt saksa hobust seal pikali maas. Suured vereloigud seal lume peal seal. Teine pool on suur pommiauk ja suur see järelvanker, Saksa sõjaväe järelvanker. See oli seal ja 2 artellide hobust olid ees. Need olid suured seal pikali maas. Ja sinna kõrval oli suur pommiauk. Seal Vabadusväljakul, kohe keset Vabadusväljakut. Jah, sealt läksin maast üles ja varjutelevat ma ei näinudki, et see põleb, et see on rusudeks, seda ma ei osanud üldse vaadata sinna poolegi ja seal oli ta juba nii varjatud ka, et ma ei näinudki sinna õieti. Ja läksin seal, et kuidas siis teine pool on. Nii kui sinna üles sain, siis ma vaatasin ossa juudas, kus löömab jälle, aga löömas sealt Koidu tänava poolne külg, kõik löömas, kõik oli tuli meri ja noh, läksid siis sealt alla, et mismoodi ma siit siis nüüd läbi lähen, tule merest jälle. Ei, selle ma siis lähen, ma lähen kuskile kõrvale sinna sealt või lähen vaatan ja saan ju siis juba Paldiski maantee juurde. Ei, seal ei ole midagi, seal see Paldiski maantee oli puhas. Lähen siis Paldiski maantee peale, jah, sealt sain ilusti edasi minna. Seal juba hakkasid inimesi liikuma ja siis hakkas juba valgeks, oli juba valge ja inimesed juba liikusid, kõik hakkasid, kõik Paldiski maanteed mööda me juba välja minema linnast. Ja siis ma sain Seevartini, aga Seevartis siis ma olin nii väsinud ja nördinud ja nii loppis omadega, et ma seal istusin veel tükk aega ja ma siis puhkasin ja siis ma tuli õieti juba see mõistus tagasi ja siis ma vaatasin ringi ja siis ma nägin juba seda inimeste voori, mis vooris linnast välja kõik. Ja ma siis ühinesin nendega ja hakkasin siis koos nendega linnast välja minema. Nii ma siis siia tulingi. Siia saingi. No ja siis õhtul muidugi tuli siis tädi Leena ka siia ja meil enam elame. Ja siis läks paar päeva siin edasi veel, siis meil oli vanamaja siin õlgkatusega, kus me sees elasime, seda maja hakati ehitama alles
esimese vabariigi, see on 30ndate algule hakati seda ehitama ja siis onu Otto ka onu Hannes kahekesi ehitasid seda ja tegid neid palke metsast ja nii nad neid sealt tahusid ja tõid siia ja panid nad seina ja nii see maja siis kerkis siin, kuni sõda tuli peale ja siis enam edasi teha ei saanudki. Katus sai peale ja kõik sai korda ja siis varises see mõni päev hiljem peale seda, läks ju siis juba soemaks ja tal oli kogunud palju selle lund selle vana majale katuse peale ja vajutas selle katuse sisse, see maja varises sisse. See oli keskelt, muidugi tal otsad olid paekivist, mõlemad pooldes otsad olid paekivist tehtud, siis ja keskel, kus oli elutuba, seal oli palgist. Ja siis oli lõpp, siis tulid nad ära, siin otsas oli ait ja siis oli hobuse tall ja lehmalaut ja see siis veel eraldi oli veel sealaut ja veel seal kaevu pool, seal kus männid on, seal oli veel kivi, väliköök oli kivist, paekivist, väliköök. Paandes katus oli ja kõik paekivist. Ja ükskord siis onu Hannes, mis ma siis siia tulles peale seda pommitamist, siis selle raamatu olid siis lugenud seda raamatut ja ükskord küsis minu käest, kuule, kus sa selle Vilde külmale maale, et kuidas sa selle võtsid? Kas sa tead, mis see tähendab? Vaatsin, ei tea. Mina ei olnud seda aega lugeda, sest me siin me poistega rändasime ringi ja siis onu Hannes ütleb mulle, et kas sa tead, et see kordub kõik jälle. Tead, mis 41. aastal oli? Et see kõik kordub jälle. Venelased on Narval. Noh, ja nii ta läkski. Tuli siis, ja siis elasime, saime siis tädiga, läksime Kalajaagule elama. Ristiema ju andis meile siis sinna lubas elama. Nemad ju talvel siin ei elanud, neid oli ilus korter oli seal Heina tänaval. Heina tänaval oli korter. Ja siis veel, et läksime siis Kalajagule. Ja siis kui see konks põles, see oli 40. aastal muidugi. See oli 40. jah, see oli see Toome talvesõja ajal. Ja siis oli ka külm ja ma olin siis siin kodus olin ja siis ma muidugi, Juku oli ka kodus, Juku käis Aabrestis koolis ja mina käisin Rannamäes. Ja tema oli muidu kodus, temale pastis sinna hästi siit, aga minul meelde siit hästi see konksi see ei passnud. Ja nendele pastis sinna aeda. Ja siis järsku Juku jooksis siia ja konksi põleb. Mina ruttu vatid selga ja jooksime siis kaldast üles ja parajasti kaldast üles saime, kui see konksi põleb oli leekides ja see torn kukkus alla. Muidugi seal peeti ju alati suuri pidusi, eriti 39. aastal ärimehed pidasid ju seal kõik, seal oli ju üleval teise korrusel on numbritoad ja seal sai ööbida ja olla ja seal olid omad kallimad ja võeti kaasa ja oma naiste eest sõideti ju sinna, seal ei saanud ju keegi, seal sai ju nad mõllada teiste naistega ja olla ja pidu pidada ja kõik ja seal oli suvetrass oli ja
väljas ja tehtud kõva ja seal oli pillimehed ja kõik akordionid mängisid ja seal oli vägevad peod peeti ju suvel maha. See oli ju ilus kõrts, selle pilt on mul olemas ja foto on mul olemas kõik. Noh, see selleks ja siis 39. aasta suvel, kui juba see venelane juba edasi tungis ja siis need lahingud ligemale tulid juba ja siis algas siin paanika ja algas põgenemine. Suvel oli see, juunikuus oli see kõige suurem. Juulis algas see suur mõll ja see põgenemine peale ja see Siskre küla läks tühjaks minema. Kõik noored läksid siit, enamus noored läksid minema. Hansu omad, Tiigi, siis Reinu omad, nooremad, siis mõlemal vahe või selle teise pere noored, Juhani ja siis ja teise pere selle, mis ta nimi oli, Aleksil oli kõige ilusam maja, oli seal Tiskre külas. Kõige ilusam maja oli ta. 2-korruseline oli niisugune, masandskorrus oli üleval. Oli. Ja siis noored kõik läksid sealt ära. Ja osa neid noori elas seal, aga enamus elas linnas, olid Lillekülas, oli neil maja. 40 aasta juulis nad kõik läksid minema Rootsi põgenesid. Vaheperest oli veel, kes läksid siit, aga siis tulid, venelased tulid sisse tulid, kui ma ei eksi, augustis ei tulnud, nad tulid oktoobris. Oktoobris tulid venelased siia. Jah, oktoobris toodi. No ja siis läks elu edasi muidugi ja olid siis oma tegemised siin, loomad olid ja siis veel see elu nii hull ei olnud, noh siis tulid siia, peale sõja tulid ju kohe venelased siia. Ja siis see mere äär, see pandi kinni. Siia Kakumäele tuli kohe venelaste suur sõjaväe mereäärne kordon tehti kohe ja Suurupisse ja kõik ja siin Rannamäis. Ja siis see kalda peal nüüd tehti siis kindluseks juba, kalda peal tehti kindluseks. Kaedati kaevikud ja kõik ja toodi siis laskemoonalaod tehti siia ja suured ümarad valatud niisugused rõngad, milles tehti suured laskemoonadudele, toodi siia kõik, pandi kokku ja tehti laskemoonalaud ja kahurid pandi üles, sätiti kalda peale üles ja sõjavägi tuli siia ja kalda peale enam kedagi ei lastud üldse. Kalda peale keegi enam ei saanud. Ja mere äärde keegi minna ei tohtinud. Muidugi meil olid loomad, ikka käisid veel mere ääres ja meil siin siis kohalikud siis võisid veel mere ääres käia, aga mere äärest nad veel see Piirivalve tee läbi ei käinud siis selle peale sõda. Siis nad käisid seda teed mööda, käis Piirivalve, käis teed mööda. Ja siis oli niisugune asi, löödi siis kohalik, kes siin elas, sellel löödi passi, löödi tempel sisse. Et ta tohib siin käia ja olla. Siis Piirivalve kontrollis ja siis hiljem hakati siia, mõned aastad läksid edasi, siis hakati siia mere äärde Piirivalve liini tegema. Sätiti suured traadid üles, postid pandi paika ja tehti see Suurupõdise liin kõik valmis. Ja siis Piirivalve hakkas juba mere äärt mööda käima. Ja siis siit need patareid ja need viidi ka hiljem minema, et
patareid jäädi ainult vaatluspunkt jäi, seal oli suur vaatluspunkt, see jäi alles, seal käisid siis piirivalvele jäi see vaatluspunkt ja siis nemad kasutasid seda suurt vaatluspunkti. Kalda peal siis ronisid sinna üles, sealt oli vägev vaade. Ja siis ma enam sügisel linna ei sattunud ja siis ei saanud seda kooli asja omal ajada, ei saanud ju tunnistust kätte, et kooli minna. Siis koolid algasid hiljem, algasid oktoobrivoos või mis nad hakkasid koolid alles ja kuskil kooli minna, mul tunnistust ei olnud, oli ainult siit Rannamõisa 4-tassiline tunnistus oli, kui sa sellega lähed. Ja siis mis teha? Ei saanud, käisin siis otsimas, siis kes meil lähemal elas Sakala tänaval, see põles ära, selle ma alati vestlesin, oli see, mis ta nimi oli, Põdra poiss. Põdra, ta õde oli tast vanem, see oli, balleriin oli seal Estonia teatris, tantsija oli ja siis ta õde oli see. Ja siis, kes oli üks, elas Kunderi tänaval, oli selles muures, ma käisin, aga seda ei olnud. Seal ei saanud ma sisse, ei olnud keegi ei võtmas. Siis ma läksin selle Trikkele juures, ma käisin Trikkele lasel Tartu maandel, aga teda ei olnud ka seal, tema oli sealt üldse ära kolinud, teda ei teadnud keegi temast midagi. Nii, ja ma ei saanud kellegiga kokku, mitte kellegiga. Ja niiviisi jäi ma teadmatusse, et kuidas saada nüüd, et seda tunnistust. Jah, siis hiljem ma sain teada, et nemad olid siis organiseerinud seal niiviisi, aga mind keegi kätte ei saanud ja ei teadnud ka, kus ma olen ja siis hiljem ma sain siis haridusministeerium. Läksin sinna ja Tõnismäele ja sealt ma sain siis. Aga siis oli juba aasta edasi läinud, aga siis ennem, mis siis tuli mul kutse. Kutse tuli Vallamajast. Vallamajast tuli kutse ja ma läksin siis, tuli, et mingi sõjaväe või kordamisõppus või mis kordamisõppus raames, aga ma olin 16 ja siis ma ka veel ei olnud õieti, ma ei olnud veel sõjaväe 17 või 18, mis sõjaväkke võeti. Aga ma ei olnud veel see sõjaväekohuslane. Aga siis oli, et organiseeriti suured rühmad ja need peale sõja vieti ju trofee, Saksamaalt trofeesi ära. Leningradi lähistele kuskile ja siia Balti või siia Balti jaama Paljassaart olid suured angaarid, kuhu veeti seda trofeesi. Ja siis meil tuli seal siit ümbruskonnast, Harku poisid ja kõik need, kes kokku koonda või sinna läksid siis. Ja siis läksid siis ja siis määrati siis seal rühmadesse ja viidi meid Paljassaart. Paljassaar osa läks siis, kes läksid siis Leningradi oblastisse ja kuhu kõik need läksid, kus seda tranni kokku veeti. Ja meid viidi Paljassaart. Ja Paljassaarest mina sattusin seal angaari, kus olid need, põhiliselt olid need juhtmepundid, suured juhtmepundid olid seal ja juhtmestik, igasugune juhtmestik ja mis seal olid kõik. Ja laadisime siis neid autodel. Seal oli üks veomasin ja laadisime seal täis ja siis
kes seal kaasas oli selle juhiga, see ütleb mulle, see oli sealt Voltast, mähkimisosakonna juhataja oli see mees. See ütleb, tule minuga kaasa. Ja ma sõitsin temaga kaasa Voltasse. Ja ta ütleb, et mulle kuule, et sa ajasid siin head juttu, et kuule, kas sa ei taha meile tööle tulla? Et mul on vaja juhtme ühendada või mootori ühendajad seal. Et tule mootori ühendajaks meile sinna osakonda. No jah, mina ütlesin, aga miks mitte, et võin paroida, et ega midagi. Praegu on lõuna, lähme lõunale. Läksime siis sinna sööklasse ja ma sain seal lõunat süüa ja kõik ja siis läksimegi sinna vabrikusse. Ja siis tema hakkas mulle rääkima, siis ja ma ütlesin, aga kuidas ma ja et mul ei ole ju siin elamist ega midagi. Ta ütleb, et läheme, et meil on Rocca al Maras on meil ühiselamu. Et lähed sinna ühiselamas. Paar päeva käisin seal ühiselamas, jumal tead. Ja ma hüppisin selle kiiresti selle ühendamise ära, seal keerasin otsad kokku ja siis oli seal keevitus muidugi, siis lõikasin nad või ilusti ära ja kõik need otsad, ülejäänud otsad maha ja lõikasid selle ilusti parajaks ja ühendasid need kokku, keerasid kõike kokku ilusti, omavahel need ühendasid ära ja siis keevitasid ära nupud otsa ja isoleerisid nad ära, kõik isoleerisid ilusti ära. Siis läksid nad edasi töötlemisele. Siis olid nad juba seal oma selle raudkorpuse sees. Kõik ilusti mähitud. No ja ma töötasin seal kuigi kaua, siis ma vaatasin, et siis Reene Lepp ja need saivad Hiiule, kolisid Hiiule. Saivad sinna ühte Hiiu tänavale, ühte majja, saivad üleval selle omal elamis. Noh, see Kala tänav põles ju kõik ära. No ja siis ma sain nende juures siis seal. Kuigi kaua ma siis olin seal, mul see mähkimisosakond oli nii tuttav, seal olid naised seal mähkimisosakonnas. Seal oli vene naisi ja eesti naisi, kõiki oli seal. Ja siis minul see töö käis, prüh ja prauh ja kõik olid minuga nõus ja siis lõunat ja alati sain seal süüa ja isegi õhtul vahest ma sõin seal sööklas ja veel ja siis olin seal Hiiul, olin seal rongiga, sõitsin sinna ja Hiiul maha ja siis Hiiu tänaval sinna olin öösse seal ja siis tuli mul vallast teade, et siis, see oli tulnud siia onu juurde ja onu ka rääkis ja et külavolinikku on vaja. Ja onu ütles, et tema külavolinikuks küll ei hakka ja siis oli see, kes oli see kolhoosi, siis veel kolhoosi ei olnud, mis ma räägin, siis ei olnud kolhoosi veel. Kolhoos mõõdeti 38 või see 48. aastal. Et tema ei taha selle, et külavoliniks küllad, aga siis tema saadab selle, et niisugust asja ei tohi nüüd, et linn, et ta seal töötab, et ta on valla elanik ja et vallal on teda vaja, et ma saadan selle vastava paberi, et sa annad, kui ta tuleb siia, et annad talle selle paberi. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma sealt ära, et ma tulin siia ja tema andiski selle paberi mulle siis. Ja noh, ma mõtlesin, et
et siia tulla, et koju tulla on ikka mõistlikum, et ma seal jamad, et ma seal paar kuud sain olla ja siis ja tööl käia ja siis ütlesin, et vaat niisugune asi on, et ma pean töökohalt lahkuma. See juhat ütles kahju küll, et see taputas pead, et no see on võimatu, et sa oled nii tubli, et sa tegid hästi kõik siin, et ma ei tahaks küll sind ära lasta. Aga noh, midagi pole teha. Tegi lõpuarve ja oligi peale ja tulid siia. Ja siis sa hakkasid siis külavolinikus siis. Aga mis hetkest sind sinna, tähendab sinna nagu armeesse võeti või pidid minema? Kuidas see käis? Noh, see käis nii, et ma räägin edasi, ma olin siis kaua ma siin külavolinikul olin ja siin ma olin kõigil oodatud alati külla, et neid uudiseid oodati, mida ma siis tõin, ja mida ma siis rääkida teadsin ja siis oli ju see hirmus aeg, et nende uudiste puhul oli ju hirmus, siin olid ju vanad inimesed kõik, kes järgi jäid, noored põgenesid ju ära ja läksid ära ja mul tuli ju kooli minna, mul ei olnud ju tunnistust, siis ma sain ju tunnistuse. Ja siis see oli ju, aeg oli ju 44. 45 oli ju sõda lõppes kevadel ja siis ma olin sügiseni siin, tegutsesin külavolinikul. Siis ma ju siit linna jala tuli käia, bussi ei käinud siia ja jälle ma tahtsin ju minna kutsekooli Pärnu maanteel autoasjandust õppima. Seal oli see kool. Aga siis ma jäin, see kool hakkas juba peale, oli hakanud, see oli septembrikuu ja kool oli juba alanud ja seal oli juba kohad täis saadud. Üle Eesti oli juba sinna kogutud see saadud, ega poisse oli raske saada, raske oli, poisse ei olnud. Ja siis, et sa tahad ikka kooli edasi õppima minna seal, siis keegi mul üks õpetaja või kes see oli ja ma ütlesin jah, et võib küll. Ta ütles, mine kaubanduskooli. Kaubanduskool on hädas õpilaste vastuvõtuga, põle õpilasi võtta kuskilt. Et võtab, et kõik on tüdrukud. Ja läksingi sinna siis, sinna. See kontor oli ka Tõnismäel, oli see õpilasi oli seal ja läks sinna ja seal võeti kohe käega vastu. Jumal, tuli, et mis? Kuule, seal üks naine oli ka, me paneme su toidukaupad on kõige suurem puudus. Jumal, sa oled meeste rahvas. Ja 2 tükki oli seal ennem, ka toidukaupades oli 2. Ja see nattusigi siis toidukaupade osakonda. Ja see kool hakkas siis peale, meie klass oli Rosenkrantsi tänaval. Ilusad klassiruumid olid seal kõik kenad ja hakkasin seal õppima. Midagi. Niimoodi see esimene osa otsa sai. Panen jõudumööda järgmised 2 ka üles, nii kuidas ma ajaliselt jõuan. Seega pange videole like või pöial ja kanalile subscribe. Näeme järgmises